ja siit otse autost liikuv stuudio nimega Oh elu, miks sa oled selline? Meil on siis 3 kuningriiki, väga huvitav mõte tuli kuskilt ülevalt. Et mitte midagi uut, aga siis selline kujundlik lahti seletamine, et on siis üks kuningriik, kus me elame, on siis see väline kõik, missugune ilm, kliima, riik, poliitiliselt, sugulased, töö, eks ju, alaselt, kuidas see väline maailm meid siis töötleb, see kuningriik ja kuidas me seal koostööd peame tegema. Teine on siis keha, see on ka kuningriik, terve süsteem, eks ju, teadlased selle uurivad, ajutöö, kuidas kõik see organid ja kuidas seal, kui peened see mikrokosmos kõik toimib. Mis on hea tervise alus, kuidas ta on seotud peenkehaga, sealt edasi juba 3. kuningriik, seal peenkeha, mõistus, arukus, eks ju, kuidas on meeled, eks ju, nägemine, kompimine, haistmis, maitse, lõhname, kuidas need meeled on seotud siis mõistuse tööga, mõistus, eks ju, talle kogu aeg töötleb, eks see meeldib, ei meeldi, ta mõtiskleb ja siis on arukus, eks ju, intellekt. Intellekt on siis kuhu suunas ta nagu, see mõistus siin, kui on tugev arukus, siis ta allutab, eks ju, meeled ja mõistuse. Et selleks ongi kultuur, etikett, moraal, pühakirjad, head eeskujud, eks ju, et arukus oleks tugevat. Muidu on niimoodi, et kui meeled võtavad võimust, eks ju, siis juhtub nii, et arukus ja mõistus on meelte orjad ja siis sa oled siis kehalises kontseptsioonis ja siis on üks pettumus teise otsa, eks ju, püüad oma õnne rajada ka pühale ilusale materiaalsele energiale, aga kuna sa oled antimateriaalne, siis tuleb ikati poiss ikka lõpuks. Ütleb, et astu välja siit hotellist. Kõik peab maha jätma. Ja siis selline võrdlus, 3 kuningriigi võrdlus on siis hommikul tõusmisel selline, et sa ärkad üles ja sul on nagu mõistuses. On sul nagu 2 armeed, seal on nagu porikärbsed ja mesilased. Ja mesilased korjavad nagu nektarit. Nad lendavad ka üle väljaheidete kõik, aga nad nagu näevad või niimoodi, aga nad ei nagu maandu. Porikärbsed nagu maanduvad väljaheidete peale, hakkavad mõtlema ja proovima, unustad ennast nagu väljaheidete peale. Ja meie mõistuses on ka siis nagu 2 varianti. Täna ka hommikul mantrat lugesin, palvetasin, eks Jumala nimesi, kordasin palveelmestel, nagu ma siin iga hommiku üritan teha, eks ju. Ja siis vaatad ka need kärbsed ja kärbsearmee ja siis mesimummide armee, nad nagu ka kogu aeg käib see nagu võitlus, eks 2 armeed. Ega ei olegi üks halb ega hea, aga siis mesimumme kogu aeg suunad, et näed, et päike, sinine taevas, see on ju täiuslik hetk, keha töötab, eks ju, kõht ei ole tühi, vetsus on käidud. Et kui sa nüüd selles hetkes ei ole nagu rahul eluga või õnnelik või tänulik loodusele, Jumalale, eks ju, esivanematele, emale, isale, vaimsele õpetajatele, üldse headele eeskujudele, kui sa nagu ei oska praegu mesimumm olla selles võtta, siis on nagu pekkis, eks ju, intellekt räägib arukus. Aga porikärbsed, need on ikka üleaktiivsed, need on kohe, et ma täna ei tunnen ennast nagu nii. Siis tulevad mingid mälestused, kahetsused, eks ju, mingid tüübid, mingid selle maailma, eks ju, kurvus, iha, viha, kadedas, kuidas see kõik need porikärbsed nagu promovad seda, eks ju. Et eks see on selline meditatsioon ongi siis, et õpid nagu siis mesimummina käituma, mõtlema, et ma tunnen head meelt, et on olemas vaimne reaalsus, et on algne Jumala isiksus ja kui armulikult ta on kõike teinud, isegi läbi materiaalse energia praegu, seda ma kirjeldasin, kui ilus loodus ja hetk ja nii edasi, eks ju, püüad seda siis kultiveerida nagu mesilaste tööd ja siis mesilased lõpuks siis mõnikord alluvad, mõnikord allu, oleneb ka meie tasemest, et nad kogu aeg ei allu, vahest jälle porikärbes võtab üle ja porikärbse känge, eks ju. Need head nagu mesilaste ja porikärbsete kuidas selle sünkrooni teile kõigile.